Mis see kell on? Kurat, ei saa rahu nendest kukkidest. Oi. Nii, pane ennast valmis. Põhimõtteliselt, see oli üks rebaste pidu, ma ei mäleta, mis klass või mis iganes, aga siis mulle ja mu semupundile anti siis ülesanne, et teie hakkate nagu pileteid kontrollima ja see pidu üldse toimus jälle kuskil Läti põllu peal, see oli reaalselt mingi talumaja, suurem. Me teadsime, et kindlasti tuleb nagu mingi konflikt või asi, et me peame nagu kuidagi preppima. Ja üks vend võttis oma gaasipüstoli kaasa, mis nägi välja nagu päris fucking tukk gaasiga ja tegi nagu päris kuradi vahvat pauku ka. Mina võtsin oma kuradi suure assault rifle'i Galilli või AK mingi S4U, mis iganes. Võtsin selle kaasa, hoidsin seda spordikotis nagu mingi koolitulistaja. Okei, õhtu hakkab pihta, ja siis me seal mingi 5 turvame, seal mingi aia ees, räägime juttu, rüüpame õltsi ja üks hetk, kuna me olime Lätis, siis me läksime nagu, tegime väikse smoge ja... Tere, see on hea, et sa nüüd pead mõtlema kohe ette, et sa iga loole ütled selle ette ära, et siis on nagu kindel pauk, et siis keegi nagu, see on nii foolproof skeem ka, sest sa ei saa öelda, et see ei ole niimoodi. Mingi väike süke maja oli, tegime seal ma smoge ära. Läheme sinna talumajja sisse, ja siis siin on diskopult, diskotuled, ja enamus rahvast on nagu siin, hüppavad, kõik hõrduvad üksteise vahel, tulen sisse, ma olen mingi, jumala lahe, mida vittu, kes see seal taga on? Ja siis türa ma vaatan, Timo kõnnib trepist alla, kõik läheb aegluupi, kuradi see muusika läheb ka niimoodi aeglaselt ja vaatan, aeglaselt tuleb Timo trepist alla, vaatan, mis tal fucking käes on ja tal on see sama Galil niimoodi õlal istub, täiesti siuke kooli tulistamise tseen, tuleb niimoodi alla, ja ma vaatan kuradi, mida inimesed teevad, mida nemad vaatavad, ja ma vaatan, et inimesed hakkavad niimoodi ükshaaval nagu märkama ka, et mingi vend tuleb siia massi keskele suure fucking püssiga, keegi ei teadnud ka, et meil nagu mängupüstolid kaasas on. Ent tuleb, kõnnib sinna rahva vahele ja ma olen reaalselt nagu inimesed teevad talle siukse koridori, et mida asja, Timo, kuule, mis see on? See mängupüstol, siis ma jooksen tema juurde, mida vittu sa teed, türa? Ma sain nagu alles kivis peaga, ma sain aru, et kui putsis olukord see on, me tulime püstolitega kuradi peole, siis ta on mingi mis asja, ei, seal on ju, see vend tahab ju sisse, seal oli mingi konflikt, et ma mõtlesin, et ma lähen püssiga ka, ma mingi, lihtsalt, mine pane püss ära, ma sain alles nii aru, kui perses see kõik on. Ja siis ta läks pani selle ära ja siis pärast tuldi nagu küsima, et tere, poisid, mis te korrad, et see oli päris püss, et tere, peab helistama kuhugi või. Ei, et me turvame, et meile anti nagu see ülesanne. Tere, kõik turvamehed on mingi kaames ka, käivad püssidega ringi, usaldame neid vendi ja ausalt. Ja see oli... Vene maffia lihtsalt, mida vitte. Ei, uus film, We Need to Talk About Timona, selles see kõlab küll hästi. No oota, korra kirjeldaks Timo ka, ta on ikka kuradi... ta näeb nagu nats välja. Ta on siuke pikk, kõhna, ja kui sa annaksid talle kuradi selle siukse pihk nahk mantli, tal on valged juuksed, mis ta tõmbab niimoodi siia taha, vaata ära, nagu kammib, vaata sirgelt, totaalne. Sa ei saaks aru, sa ei teeks natsiga vahet lihtsalt. No minu arvest ta võib-olla võiks ka kirjeldada nagu siuke Eesti mingi Jüriöö ülestõus, kui sa laseksid tal mingi need juuksed valla, paned siuke saunamütsi pähe ja võtad selle, mis see on kuradi, mis see sita kühveldaja on? Harkjalg. Mitte harkjalg või hark või mis iganes. Ja võtad sõnniku hargi ja paned talle kätte, vaata, ja siis nagu, see on siuke old school kooli tulistamine. Hargiga lihtsalt vend käib,